Tere kuulajatele, uudiste stuudios on Rohke Develak. Valitsus annab teada, et on otsustanud inimeste pangasaladuse kaitsmiseks jõuliselt tegutseda. Lisaks sellele, et riik ei tohiks ilma väga mõjuva põhjuseta teada, mis inimese pangaarvetel toimub, siis pangasaladuse seaduse kohaselt ei tohi uuest aastast ka inimene ise oma pangaarve seisu näha. Kuna see seis ei ole sageli seal kiita, siis ei olegi vaja kogu aeg ülevaadet, kui halb see seis on. Mis mõtet on ööpäevaringselt kontrollida, kui vähe raha täpselt arvel on? See viib eelnõu autorite sõnul inimesel kohe kuu alguses tuju ära, kui aga pangaarvel toimuv on pangale saladus, riigile saladus, inimesele saladus, siis säilib põnevus ja töö tulemus ei ole kohe pettumus, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Valitsuses on valmis saanud ka erakondade toetusprotsentide reguleerimise seadus, mis annaks valitsuserakondadele pingelistel aegadel lisakindlust juurde. Eelnõu järgi liidetakse erakonnale, mis osaleb valitsuse töös, automaatselt 10 toetusprotsenti. See oleks toetuse kompensatsioonitoetus. Ükskõik milline erakond kaotab valitsuses olles populaarsust ja kui tegemist on kriisiaegadega, siis on populaarsuse kadu kindlustatud ja eriti suures ulatuses. Eelnõu seletuskirja kohaselt oleks peaministriparteil erandjuhtudel õigus taotleda kuni 20% toetust. Vastasel korral võib pikemas perspektiivis tekkida olukord, kus ükski erakond ei soovi valitsusse minna, sest tagajärjeks võib olla lõpuks ka Riigikogust väljajäämine. Veel arutas valitsus eile riigieelarve täitmise täiendavaid võimalusi. Põhjalikumad arvutused on näidanud, et praegustest maksudest ei piisa siiski olukorra normaliseerimiseks, seetõttu otsustas valitsus kehtestada hinnatõusumaksu ja 1. detsembrist kehtestuv hinnatõusumaks on 9% ja rakendub tootele või teenusele koheselt, kui selle hind peaks tõusma. Kuna hinnatõusumaksu tõttu tõuseb ka toote või teenuse hind, siis rakendub koheselt ka hinnatõusumaks ja hind tõuseb veelgi, mille tulemusena suureneb taas omakorda hinnatõusumaksust laekav tulu. Hinnatõusumaks peaks järgmisel aastal sisse tooma pea sama palju kui ka plaanitav hinnalangetusmaks. Maks on väikese sotsiaalse mõjuga, sest nagu näitavad tegemata uuringud, ei paku tõusvad hinnad suuremale osale elanikkonnast siiski huvi. Ja Rahvastikuameti korraldatud uuringust saab selgeks, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75–87 aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui aastal 1997, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitavad, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasena, on tõusnud enam kui 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et 2030. aastaks tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane ja iga täisikka jõudnud mees 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67–84 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Eetris olid uudised.